Viimastel nädalatel on Kuressaares esinenud mitmeid elektrikatkestusi, mis on seiskanud paljude ettevõtete töö mitmeks tunniks. Elektrikatkestus toimus täpselt siis, kui kinoseanss oli, inimesed olid saalis, järsku oli kõik pime ja meil katkes sellega seanss. Selliste katkestustega saab kinoprojektsioonitehnika väga kõvasti kannatada, kuna tegemist on kõrgtehnoloogiaga ja peenikeste asjadega, et see kõik mõjutab neid. Tuulekoja kino pidigi inimesed poole filmi pealt koju saatma ning tagasi maksma ka piletiraha. Samuti jäi peale seda ära veel 3 planeeritud seanssi. Kompensatsiooni ei paku aga keegi. Mitmete teiste seas pidi ka toitlustusettevõtte Kanala Wings tundideks söögikoha sulgema ning kaotas seeläbi ka toorainet. Putka kinni ja kõik tooraine ja siis, mis oli siis planeeritud selleks päevaks. Ilmselt meil ei olnud seda väga kuskile panna, siis pidime sellega arvestama, et kas siis teeme mingid soodusmüügid, et saaks ikka kõik, mis on planeeritud maha müüa. Ja teine asi oli oma lõuna pakkumised kõik, mis me olime ette valmistatud, pidime lihtsalt minema viskama, sest sellega ei olnud midagi teha. Ja paljudest klientidest jäime ilma. Ühel päeval said need avada alles õhtul kell 7:30, seega planeeritud 10 tunni asemel sai asutus lahti olla 3 tundi. Kes aga vastutab? Tegelikult on niimoodi, et meil on juba 24. aasta alguses Elektrilevile eraldatud päris märkimisväärset raha, päris märkimisväärse hulgal raha, selleks, et Elektrilevi saaks enda võrku veelgi kliimakindlamaks muuta. Just tegeledagi nende samuste investeeringutega, mis täna rikkeid erinevatel olukordadel põhjustavad. Et selleks me siis 24. aasta alguses sõlmisime lepingu Elektrileviga, mille raames siis andsime ligi 38 miljonit eurot, et üle Eesti parandada elektrivõrkude olukorda. Praeguste investeeringutega plaanib Elektrilevi järgmisel aastal välja vahetada 13 kilomeetrit kaableid, kuid arvestades seda, et linnas on kaableid kokku ligi 200 kilomeetrit, ei päästa see Kuressaaret tulevastest katkestustest. Täna on 26% meie võrgust vananenud. Me oleme teinud arengukava, kuidas 10 aastaga jõuda oluliselt paremasse kohta, aga selle arengukava maksumus 10 aasta peale on 2,2 miljardit. Oleme teinud ka teise plaani, et kuidas siis hoida seda tänast olukorda. See maksab 10 aastaga 1,6 miljardit. Täna, vaadates tulevikku, on meil umbes poole vähem raha investeeringuteks. Nii et see on see koht, kus riigiga teha koostööd. Saaremaa vald on väljendanud muret sagedaste katkestuste üle ning soovib pöörduda valitsuse poole, et rahalist tuge lisaks paluda.